John on just Eestisse elama kolinud. Ta tunneb huvi eesti keele õppimise vastu ja leidiski endale ka sobivad kursused. Ent sellel ajal, kui ta eesti keelt õpib, otsustas ta endale ka sobivat tööd otsida. Kuna ta eesti keelt hästi ei oska, siis on tema töökohtade valik piiratud. Ent ta leiab, et ta oleks väga hea kojamees. Saaks varahommikuti tänavaid puhastada. John saadabki oma avalduse, ent tööandja vastab talle, et ta ei saa Johni tööle võtta, kuna John ei oska hästi eesti keelt. John on hämmeldunud, ta küsib üle. Jah, tõepoolest kinnitab tööandja, sellel töökohal saavad töötada ainult need, kellel on hea eesti keele oskus. Selles näites tööle värbaja diskrimineeris Johni keeleoskuse tõttu. See tähendab seda, et töö tegelikult ei eeldanud nii head eesti keele oskust, aga tööandja tõi puuduliku keeleoskuse põhjuseks, miks ta võõramaalast tööle ei võtnud. Kojamehena töötamisel võiks eeldada, et veidi eesti keeleoskust on, aga et peaks nüüd kõrgel tasemel eesti keelt valdama, sellist nõuet seada ei ole õige. Võrdse kohtlemise seadus kaitseb inimeste õigust töötada ka siis, kui nad hästi eesti keelt ei oska, sellistel töökohtadel, kus tegelikult ei ole vaja kõrgetasemelist eesti keele oskust. See on vajalik selleks, et inimesed, kes on Eestisse tulnud ja kes näiteks alles keelt õpivad, saaksid ka sellel ajal Eestile kasulikud olla.